tere tulemast saatesse Entreprenööritajad. Mina olen Greta. Ja mina olen Greta. Ning tänases erisaates käsitleme teemat, mis ilmselt kõnetab kõiki inimesi erinevatel eluetappidel. Vältimatu küsimus, milleni jõuab igaüks vähemalt kord elus, kui mitte rohkem. Küll aga enne, kui sukeldume pea ees sellesse põnevasse arutelu, uurime, kes on meie tänane külaline. Eelmise aasta kevadel lõpetas Anu International Coach Federationi poolt tunnustatud koolitusprogrammi ning täna võib ta suure uhkusega öelda, et ta on lahenduskeskne coach. Kui tõele aura andes on tema mineviku pagas oluliselt kirevam, kui meie siin oskaks tema eest kosta. Enne, kui Anu tutvustab meile oma sõnadega oma tänaseid tegemisi, uurime temalt, milline teekond on teda täna siia toonud. Täna on meil saates Anu, tere tulemast! Tere! Tere! Nii, Anu, räägi, kust sa tuled? Milline on sinu mineviku taust ja kuhu sa täna oled jõudnud? See on üks minu lemmikküsimusi, et seda ma vahest kasutan erinevatel sessioonidel gruppides ja küsin, et kuidas sa täna siia tulid. Et võib alustada sünnist või täna hommikust. Ma arvan, et mina olen siia jõudnud tänu sellele, et minu kirg on siuke inimeste võimestamine. Et ma olen pikalt välismaal elanud ja olen karjäärinõustaja taustaga ja sain täitsa juhuslikult aru, et see on midagi, mis paneb mul silma särama ja olen hästi pikalt selleks coachi väljaõppeks hoogu võtnud, lausa 10 aastat ja siis üks hetk sain aru, et vabandused said otsa, et nüüd on vaja hakata elama seda elu, milleks ma tegelikult siia loodud olen. Ja see on ka siuke coachingu võti, et ei ole elu nii, nagu ma üks hetk arvan, et nüüd ma olen valmis, vaid et pidev areng on tegelikult see, mis hoiab meid elus. Mulle meeldib see lause, et alusta enne, kui sa oled valmis. Et sa ei saa lõpuni valmis olla, et sa pead ennem hakkama juba minema, et isegi kui ta on ebamugav, siis pudeli kael korra nagu tuleb nii ehk naa. Aga kuidas sinul tuli, kas sa tundsid, et ma tean, et sa oled olnud pikalt, eks ju, välismaal ja sa oled tegelenud põhiliselt siis karjääri nõustamisega. Kus sa tundsid, et sinu jaoks karjääri nõustamine siis nagu muteerus ennast ümber nagu coachinduseks, et kus sa selle mõtte peale üldse sattusid? No see on ka siuke päris pikk lugu, aga täna meil on aega. Et ma tegelikult karjääri nõustamiseni jõudsin siis, kui ma elasin välismaal Taanis, tudengina töötasin karjäärikeskuses ja siis mul üks kolleeg oli olnud coachi väljaõppega ja ta oli mulle nii suureks eeskujuks selle oma kohalolu, selle oskuste pagasiga. Nii et kui ma olin juba Eestis tagasi ja olin lapsega kodune, siis sain aru, et nüüd on aeg, et ma pean võtma vastutuse oma elu eest enda kätte, ma ei saa lasta ainult juhustel juhtuda ja siis ütlen, elu juhtus minuga, vaid et mida ma siis päriselt tahan. Ja sealt see coachi, et iga aasta ma mõtlesin, et nüüd ma võtan ennast kokku, aga siis see oli liiga kallis või siis ma ei saanud lapse kõrvalt. Aga ta ei läinud ära. Ja samal ajal ma olen kogu aeg mõelnud, et ma tahaks, et mul oleks mingi hea äriidee ja olen kadestanud inimesi, kellel tuleb mingi geniaalne mõte kusagelt. Ja siis ma arvan, et lihtsalt üks hetk käis see klikk ära, et aga ma ei saa olla mitte midagi muud kui mina ja kui see mind nii väga kutsub, siis ma pean seda teed käima ja ma ei pea teadma, mismoodi see kõik ära laheneb, sest ma tahan kõik oma peas ära lahendada. Mul peab olema ideaalne pilt, et kui A, B, C ja siis 10 aasta pärast ja kõik tulemused. Et nüüd ma olen ikkagi pidanud endale väga otsa vaatama sellega, et ma hakkan lihtsalt üks samm korraga minema ja see sama coachingu väljaõppe tegelikult pani mulle hoo nii kõvasti sisse, sest väljaõppe toimub ju, kus me ikka praktiseerisime üksteise peal, nii et ma olen nii ära coachitud selle viimase 1,5 aastaga ja pani mulle nii-öelda täiskäigu sisse. Aga kes see coach siis täpsemalt on, et kuulajatele ka? Et kes on coach? Milleks on coachi vaja? See on väga aktuaalne küsimus ka praegult on ju meil ühiskonnas. Minule endale meeldib mõelda coachist kui arengupartnerist. Et minu väljaõppega käib kaasas ka asi nagu eetikakoodeks, kus ja üks põhitõdesi on see, et coach tegeleb tuleviku suunal ja toob kliendist kõik ressursid välja.
ehk ma ei anna nõu, ma eeldan, et sinul on juba kõik vastused olemas. Et ma ei sõida nagu mingi oma looga sisse. Kas see põhimõtteliselt tähendab seda, et inimesel endal on kõik need tööriistad olemas, aga ta lihtsalt võib-olla ei oska neid asju hakata nii-öelda ehitama oma tuleviku suunas, et noh, minul on need vastused tegelikult olemas, aga võib-olla ma ei oska nendeni jõuda ja siis tema ootab või otsib minuga koos seda võimalust, et see asi väljenduks selliselt, nagu mina tegelikult enda peas. Ma tean seda tunnet, aga sina justkui aitab mul minna selle suuna peale. Ja mõni inimene isegi, ta ei oskagi seda sõnastada. Tal ongi täpselt see tunne, nagu sa ütlesid. Ja koos me saame ka õppida mingeid tööriistu. Sest sa võtad ju selle kõik koju kaasa. Et mina olen ise enda pealt näinud, et see areng ei ole toimunud ainult nagu mina nagu väike ettevõtjana ja mina kui karjääripööre, siis nüüd praeguseks ma olen poole kohaga ainult palgatööle jäänud, vaid see on kaasa tulnud minu suhtesse minu tütrega, minu suhtesse vanematega, sõpradega, kuidas ma üldse nagu mõtlen elust, et neid oskused tegelikult tulevad nagu igale poole sulle kaasa. Mul tekkis küsimus, kas see sinu coach imine, ma tean, et igal coach'il on oma suunitlus, oma viis, kuidas ta läheneb oma kliendile, kas sinu oma on siis karjäärivalikute leidmises? Ma olen enda jaoks seda mõtestanud nii, et mulle meeldib võimestada inimesi seal, kus nad on, aga mind käivitavad tegelikult uued algused. Et kui inimene on kas täpselt mõtlemas karjääripööret, on alustamas mingi uue projektiga, tahab minna välismaale elama või nii nagu mina olin, et on lapsega kodus ja saab aru, et ma olen muutunud, aga ma veel ei tea, et mis see mind siis kõnetab, kuhu suunas nagu minna. Et ma natuke laiendaksin seda sealt karjääri pealt välja, sellepärast, et meie elus on nii palju muid teemasi ka kui karjäär. Et vaata, nagu ma ütlesin ka siin sissejuhatuses, et vähemalt kord elus inimene koperdab selle küsimuse otsa, et kelleks ma saada tahan. Aga see ei ole tingimata nii, see võib ka mitu kord elus olla. Ja see võib sagedamini meile tulla, kui me arvame, et me jääme hästi me kiindume ära nendesse lugudesse, mida me arvame, et me võiks endale iga natukese aja tagant rääkida. Mina olen olnud seal kohas, kus ma kiindusin enda versiooni ära ja see ei lähe ja üldse ei lähe, sest ma olen ise nii palju inimesena muutunud seal vahepeal. Et kas see ongi see hetk, kus sina tuled oma nende oskustega kõrvale, et kuule, lähme koos siis vaatame. Kas ta sisuliselt, mida ma praegu puusalt niiviisi mõtlen, et kas coaching on ka mõnes mõttes teraapia vorm? Ei, sellepärast, et see erinevus on siis sama tuleviku suund. Et teraapia tegeleb ikkagi mineviku haavade või mineviku kogemuste mingi ümbermõtestamisega, siis coaching ikkagi rõhutab ikkagi seda tuleviku suunda. Et ta võib küll korra minevikku minna, et kuidas sa selle eelmine kord ära lahendasid ja mida sa sealt õppisid, aga kohe on siis selle eesmärgiga, et kuidas tulevikus edasi minna. Et mulle tundub, et me vahepeal ka idealiseerime seda nagu mineviku haavad nagu ravimist. Üks hetk sa pead edasi hakkama minema. Et kõigil sellel on nagu roll. Ja teine, mis mulle meeldib, et kuidas vähemalt mina töötan ja minu väljaõppe saanud inimesed on, et me teeme pikaajalisi nagu kokkuleppeid, et inimene tuleb 3 kuud, 6 kuud, aasta, et on mingi suurem eesmärk, et see ei ole selline kiire plaaster, sest me oleme kõik käinud mõnel, ma ei tea, toredal koolitusel või kohtumisel, kus me tuleme suure hurraaga ja siis 3 nädalat, 3 kuud hiljem vaatad, et kõik. Et see energia käib maha, eks ole, et sa käid kuskil Tony Robbinsil ära ja suura vaimustuses sa hakkad seal enda elu ümber seadma, aga tegelikult need harjumused ei ole sul sisse tulnud, et sellepärast ongi päris hea ikkagi teha selline järjepidev. Ja et keegi ikkagi vahepeal küsib, et kuidas siis me vahepeal veiderdame ka iseendaga, me valetame iseendale ja nagu pöörame tähelepanu sinna, kus meil on endal mugavam, sest me ei taha väga ebamugavaid asju kaua vaadata, on ju. Et siis, kui mul on selline neutraalne partner, kes küsib, aga eelmine kord sa ütlesid, et see on sinu jaoks oluline, mis sa sellega siis vahepeal teinud oled? Ja siis ma pean ise endale aus olema, et ma ei ole midagi teinud, aga miks ma siis ei ole teinud? Et äkki see ei olegi minu eesmärk tegelikult. Sa pidevalt paned inimesed mugavustsoonist välja. Ja nad lausa maksavad selle eest. Eks ole. Ja
mis on see hetk, mis võib-olla meie kuulaja kuulab, et kus ta teab, et kas ta peaks coach'i poole pöörduma või mitte? Kuidas ära tunda see hetk? Ma arvan, et inimesed on hästi erinevad, et mõni tuleb uudishimust, et ta tahaks lihtsalt, ta on niisugune avastaja, tahab teada, kas see on midagi tema jaoks. Väga tihti inimesed on ummikus, et nad saavad aru, et kõik on hästi, tahan midagi muuta, aga ma ei tea isegi, kust nagu peale hakata. Või siis on konkreetne mingi küsimus, ma saan aru, et mul ei ole 3 kuu pärast tööd, ma pean midagi välja mõtlema või et mu ema palk lõpeb otsa või mis iganes. Et see on see koht, kus tihti endale see partner otsitakse. Mul on üks väga konkreetne küsimus, aga miks me siis karjäärinõustaja poole ei pöördu? Sa võid pöörduda, absoluutselt. Ma mõtlengi, et mis teeb erisust karjäärinõustaja ja coachingu poole pealt. See, et sa saaksid aru, kes on või mis on sinu selle probleemi tuumik, olgu see siis sinu karjäär või sinu pere või kõik muu aspekt, kõik aspektid sinu elus tegelikult taanduvad mingisugusele pidepunktile. Täna on meil sageli see ikkagi karjäär. Kust teen mina selle vahe, et minna karjääri coachi, lahenduskeskse coachi või karjäärinõustaja juurde? Kui sa ütled, et see, et minu karjäär, kus me, ütleme, minu töö, kus ma veelan 8 tundi päevas, suuresti määrab selle, milline on minu tuju pärast ja enne, eks ju. Aga kui ma tunnen, et ma olen rappa jooksnud, coach ei ole minu ABC, ta on mu D juba. Ta on juba järgmised tähestiku tähed, eks ju. Et ma võib-olla vaataks kõigepealt karjäärinõustaja poole, saaks selle korda, et kuidas sa leiad selle erisuse või erinevuse siis karjääri coachi ja coachi vahel või karjääri nõustaja vahel. Nüüd palun mulle seletada lahti, mis nende 3 vahe kõikidel on nagu. Ma tegelikult arvan, et päeva lõpuks see nagu värav, kus sa lähed sisse, on tähtis see, et sa esiteks teed üldse mingid sammud ja hakkad kuhugi liikuma. Ja kui tõesti sulle satub esimesena ette näiteks Töötukassa karjäärinõustaja, sest sa oled karjääriga ummikus sinna näiteks koondatud või sa tead, et mingi muutus on tulemas, see on väga hästi, sa juba leiad endale selle peegli. Ja ma arvan, et coachi juurde, olgu see siis karjääricoach või lahenduskeskne coach või kuidas iganes see inimene ennast ise kutsub, mulle meeldib rohkem rääkida kui arengupartnerist. See on tihti ikkagi selline inimene, kes vaatab sellest kriisist kaugemale. Et ma saan aru, et ma loon siin praegult oma elu, kuidas ma siit edasi lähen, kuidas ma hakkan seda teadlikumalt looma. Ja teine nagu see aspekt, et ma võin seda üksi ka teha. Mina olen ka siuke isepäin, et ma tahan nagu hullult aru saada ja kõik otsused ise teha, et jumala eest ära ütle mulle midagi, ma ei tee seda. Aga kui sa viid mind nii kaugele, et mul tuleb endal see vastus, siis ma teen täiega. Aga lihtsalt koos on kiirem, on see arenguhüpe käib nii palju suurema kaarega ja lühema ajaga. Ja see, mulle tundub, et meil ka ühiskonnas on selline tabu kuidagi abi küsida, et see tegelikult ei ole abi küsimine, vaid see on see, miks mulle meeldib see sõna partnerlus. Mina ei anna sulle midagi, mida sul juba ei ole. Mina aitan sul välja tuua selle kõik, mis sinus juba on olemas. Et sa saaksid selles oma elu sellel teel lihtsalt vägevamalt elada. Sest minu vaid minu nagu põhiväärtused on, et meil on kõigil õigus vabadusele, ühendutusele, mis on see connection inimestega ja rõõmule. Need on minu põhiväärtused ja ma olen aru saanud, et ma tahan ka vastavalt sellele töötada. Ma tahan inimesi toetada sellele, et me oleme natuke rohkem, kui need toimivad nagu inimolendid siin, et ärkan, käin tööl, koristan, hoolitsen perest, lähen magama. Et mul on nagu siuke natuke robot, on ju. Või et ühiskond ütleb, kes ma olen. Mina ise otsustan, kes ma olen ja kui palju minu sees on. Ja teine see, et
ja kui ma otsustangi, et ma tahan elada teistmoodi või ma tahan karjääri vahetada, tänapäeval on see, ma just vaatasin, et viimased uuringud ütlevad, et inimesel on keskmiselt 4-5 karjääri elu jooksul. See on täiesti normaalne ja ma arvan, et see kasvab. Kui pikk on ühe inimese karjäär? No see oleneb, mida sa loed karjääriks. Et sa võid ka valdkonna sees on ju pöörata igatpidi. Tavaliselt loetakse nagu seda ühes valdkonnas nagu toimetamist. Aga see muutub ajas. Et praegult vaadates näiteks IT-sektorit ja kuidas enamus on tegelikult vabakutselised nagu müüvad lihtsalt oma aega, siis see on juba kõik see, mis on paari aasta tagune uuring. Enam ei kehti. Enam ei kehti. Ja koroona pani siukse kiirendi sellele asjale peale. Kui me lähme nüüd niimoodi veidi praktilisemaks, et kuulaja jaoks ka, et mis on need tööriistad, mida sa kasutad? Ma tean, et sa siin võtsid ka täna midagi kaasa, võib-olla saad natukene demonstreerida, et kuidas sa siis saad päriselt praktilises mõttes mõne tööriista anda? Ma täitsa mõtlesin selle peale, et kui et kus mina ise olin, näiteks kui ma mõtlesin, kas hakata seda teed käima või mitte. Ehk siis karjääri vahetada? Karjääri valikut muuta? Ja hakata ikkagi oma enda teed käima, et ma ikkagi praegu tunnen, et ma olen kasvamas ka ettevõtjaks, mis nõuab minult hoopis teisi oskuseid ja niisugust enesehoidmist ja enda väärtustamist ja mõtestamist ja kõike. Et siis et esimene soovitus mul oleks ikkagi inimesel võtta paber ja pliiats ja vaadata otsa, kus ma olen. Et siuke hästi lihtne harjutus, et teed siukse ringi, jagad ringi nagu sektoriteks ja kirjutad üles kõik oma eluvaldkonnad, mis sul on tähtsad. Missugused valdkonnad näiteks? No näiteks ongi, sina kutsud selle päevatöö, siis hobid, sõbrad, pere, minul on näiteks laps, on ju, siis lisaks veel majapidamine, võib-olla rahaline seis, kõik, mis mind nagu käivitab. Ja ma muideks kunagi tegin selle harjutuse hästi ammu ja tol ajal, kes iganes selle mulle andis, siis ta kutsus seda Pizza of Life. Ja siis see mul terveks eluks meelde. Ma ei tea, kuidas, ma tean seal vist erinevad nimed sellel, aga see oli väga hea ülesanne tõepoolest, et sa näed need erinevad valdkonnad ja et kuidas need tükikesed kõik omavahel ja siis ma mäletan ise sel hetkel, ma vaatasin, et mõni sektorikene on nagu väga hästi, mõni ikka vajab väga palju toimetamist. Ja, et ühesõnaga, et sa mõõdad siis ära, kas kui rahul sa oled sellega või kui palju rõõmu sulle see pakub või mis iganes see küsimus sel hetkel on ju. Ja siis sa näed, kas see on ring või see on lopergune, et kas lopergune ring saab sõita näiteks. Ja see annab sulle juba nagu ühe indikatsiooni, et millele otsa vaadata, sest vahest tundub, et pole mul häda midagi või teistpidi tundub, et kõik on nii halvasti. Aga kui ma tegelikult vaatan nagu paberil otsa sellele, kus on tegelikult võib-olla lihtsalt seal üks eura, mis nagu torgib mind. Et see on üks viis, ma arvan, kuidas nagu peale hakata ja teine on räägi kellegiga sellest. Ütle need asjad välja ja see hakkab juba midagi liigutama, et sa enam nagu lihtsalt ei põrgata enda sees. Sest enda sees meil juhtub see, et me käime ühte sama ringi pidi. Et meil puudub see peegeldamise moment ja siis me ei saa ise ka aru, miks, ma saan aru, et ma olen rahulolematu, aga ma ei saa aru, kust nagu peale hakata näiteks. Minul on ikkagi, ma saan aru, et me üritame leida praegu tegelikult väga abstraktset mõtet, sest meil ei ole konkreetset näidet siin, meil ei ole konkreetset situatsiooni, aga ma olen väga praktiline inimene. Et mulle meeldib aru saada, millest me räägime, kui me räägime ühest ametist või teisest ametist ja kuna tänased saate põhimõtteks ma tahan ikkagi aru saada, et kui ma olen ikkagi tupikusse jooksnud, ma ei hakka oma pizzalõike vaatama. Mul on nagu nii savi vaata, ütleme ausalt, ma olen ju täiesti uppi jooksnud enda asjadega. Olgem ausad, mina olen käinud seal mitmeid kordi, ma olen karjääri vahetanud, igatepidi edasi-tagasi tangotanud, aga see on juhuslik olnud, mul on vedanud, et ma olen ise, minus on see kirg, minus on see tuli, et ma lähen, ma proovin katsetan edasi, aga mõni hangub ära, täiesti hangubki ja sealt läheb asi väga lopperdama nagu, et minul on lihtsalt see, et üks asi,
ma olen ise karjäärinõustaja juures, ma pole käinud, aga ma olen sellest väga palju kuulnud. Ma olen Töötukassas küll olnud arvel, aga mul oli mõte, mida ma sinna tegema lähen. Ja ma sain selle äriplaani kirjutamise, ma sain selle, aga ilma nõustamisetest, et mul oli idee olemas, on ju. Aga mul oli see küsimus nagu väga konkreetne, mida ma täna sult tahtsin küsida, et kui sina tuled minule seda kaarti hoidma, kas sa viid mind lähemale sellesse kohta, kus ma saan ise aru, milles ma tugev olen või mitte? Absoluutselt. Ja see, kui... Kas selle jaoks ütledki, et sul on vaja teist inimest sinna kõrvale, seda partnerlussuhet? Sest mina ju ei näe seda, sa räägid mulle peegeldamist, mida saad aru, ma olen nii pime, ma ei näe mingit peeglit praegu, eks ju, mul loperdab. See, mida te rääkisite, see on väga hea point, ma saan sellest inimlikul tasandil aru, aga see ei ole inimesele, kes on juba, kelle ratas on juba nii, saad aru, laperdab, eks ju. Ta ei jõua selleni, sest ta on selles virvaris sees, ta on miljon emotsiooni päevas, käib kõikides valdkondades ära. See on muidugi nagu mõttekoht, et võib-olla iga teemaga ei peagi tulema coachi juurde, sest tegelikult, kui on vaimse tervise teema, siis see on täiesti eetikakoodeksi vastu, siis tulebki minna teraapiasse, siis tulebki minna psühholoogi juurde ja tegeleda sellega, sest sellises kohas sa ei ole tegelikult adekvaatne oma elul otsa vaatama ja otsuseid tegema. Just. Et sa pead tegelikult selle nagu kriisi ennem ära lahendama. Seda ma mõtlengi, et see nõuab teatavat eneseanalüüsi või seda, et ma saan aru, kus ma seisan oma küsimuse ja murega. Aga kui ma ütleme näiteks, ma soovin ikkagi teada selle karjääri nõustamise koha pealt rohkem seda, et ma tunnen, et mul on nagu üle pea keenud kogu see asi, mida ma praegu teen, et mulle näiteks, oletame, et mulle ei meeldiks IF-is päeva tööl käia. Mul on täiesti vastukarva, siis kui ma võtan sinu abi sinna kõrvale, siis võib-olla sina, ja ma tean, et sa jõuad selleni, sest ma tean ise ka, kus minu tugevused tegelikult on, aga mul on ikkagi ebamugav loobuda sellest, saad aru, sest ma olen harjunud selle ebameeldiva tundega ka ära. Mis me teeme siis? Sa hoiad kaarti, ma lähen või? Aga see vastutus on tegelikult sinu vastutus. See otsuse koht on minu koht. Ja, et kui mina coachina töötan ja ka nagu karjäärinõustajana, siis kaks asja, mis alati peavad juhtuma, on üks on nagu eesmärk, millest me siin räägime. Tahad või ei taha? Ja kui ei taha, siis see on okei. Aga sa pead endale seda siis tunnistama. Mitte ütlema, et ma tahan, aga ma tegelikult ei tee mitte midagi selle jaoks. Kas enne peab inimesel kuidagi hästi valus olema, seda vanas kohas enne, kui ta ennast päriselt siis liigutab? Inimesed on erinevad. Mõni nagu, mõnel on väga hästi ja ta ikka läheb coachi juurde. Kas see on nii? Jaa, sest inimesed käivitavad väga erinevad asjad. Ja mõnda inimest käivitabki areng, et tal peab põnev olema. Ja et mingi suur asi saab läbi, siis ta natuke seedib ja ta tahab järgmist suurt asja, ta tahab veel kasvada, ta tahab veel minna. Ja siis on teised inimesed, kes tahavad, et neil oleks hästi. Et nende perega oleks hästi, nad tunneksid ennast rõõmsana, hoituna ja minu arust see kõik on okei. Lihtsalt sa pead ise teadma ja see mulle meeldibki nagu coachina ja et sa ütled, et see peegelimine on siuke, aga et inimene saab ise aru, mida ta tahab ja mis tal oluline on. Kas see teeb hea coachi ka sellest, kui sa saad aru, et see jutt, mida sa üritad talle rääkida, et ta saab ise ka lõpuks sellest aru? Sest mulle meeldib, ma olen paari coachi juures käinud. Ma olen võib-olla selles mõttes natukene keeruline varianti, ma võib-olla natuke kiusan ka siin täna siin nende küsimustega, sest minul ei tööta see hõljuv värk. Mul ei tööta see, et vaata peeglisse ja peegeldame, kaua me peegeldame, räägime minust, saad aru, aga tegelikult need varjatud sõnumid, need võtted, mida sa kasutad, ongi nii-öelda peegeldamisvõtted. Aga see on minu jaoks nagu, ta on huvitav, kui mind viiakse mingile teekonnane, kus ma hakkan ise ennast avastama. Et need pizzaslice'id, don't get me wrong, it might work. Aga minul on nagu, see on minu jaoks täielikult, see ei anna mulle mitte midagi. Et võib-olla ma saan aru, võiks ju peika olla, aga ei ole, mis ma siis teen nagu, et seda ka vägisi sundida ei saa, on ju. Et mulle nagu meeldib, kui need on hästi lahenduskesksed, nagu sa ütledki, lahenduskesksed, ehk siis, et hakkame minema ja me lähme koos, aga sina juhid ikkagi mõnes mõttes seda mängu mõne ajani, millal minul käib see, okei, ma nüüd hakkan aru saama, mida sa mulle kogu aeg rääkinud. Aga ma olen põitpäine ka, minuga on, ma arvan, keeruline. Coaching on tegelikult välja kasvanud
spordist, et kui sa kujutad ette head tippsportlast, neil kõigil on coach'id. See on siis, ja tegelikult coaching us vahet ei ole, kus sa seda tööriistakasti, noh, et sa võid olla tervise coach, sa võid olla spordi coach, noh, et sa ise valid selle niši. Lihtsalt mind käivitavad need teemad, aga ja see on väga okei, et sa oled nii, nagu sina oled. Sina pead leidma ka sellise nagu partneri endale kõrvale, kes suudab sind käivitada, sest noh, sinul ei saa olla selline hea hell noh, kas karjäärinõustaja või terapeut või noh, sest sul hakkab igav, sul hakkab kohe igav ju. Et tädi Maali näiteks ei saaks sinu coach olla. No ei saaks, noh. Sa ei tea, tädi Maalidel on, minu kassi nimi on Maali. Et noh, tööriistakastis on tegelikult heal nagu nii nõustajal, coachil on väga palju erinevaid tööriistu. Ma näen, sul on täna kaasas vahet kaardid. Jaa, ma mõtlesin, et kui me räägime siin niisugusest nagu noh, pehmest asjast on ju, et siis küsiks teie käest ka head küsimused ja selle asemel, et mulle meeldib, sa teed nagu konkreetsed näited. Jaa, palun väga. Nii, et ma võtsin kaasa ühed coachingu kaardid ja need on erinevate värvidega, ma saan suvalise kaardi värvida. Võta endale see küsimus ja loe ette see küsimus ja vasta nii, nagu sina vastaksid. Riita alustab. Riita silmad läksid hästi suureks. Ma juba jõudsin nüüd hästi põgusast seda lugeda ja väga keeruline küsimus. Nii. Ma loen selle siis ette. Kui jutte ette, et ärkad hommikul ja tead, et öö jooksul on sündinud ime ning su unistused on täitunud. Millest saad aru, et muutus on toimunud? Väga hea küsimus. Mulle tundub, et see oleks siis see minu enesetunne, minu see tunne sees, et oleks selline elevus, positiivne elevus oleks sees, et ma ootan selle, et mis siin päevas hakkab kõik lahti rulluma. Ma tahaks kohe järgmise küsimusi. Aga kus sa oled siis? Kus ma olen? Voodis, kui ma ärkan üles. Aga kus su voodi on? Kus mu voodi on? Paradiisi saarel. Kelle saar see on? Minu enda saar. No näed. Hakkab peale. Väga huvitav, väga praktiline. Ma ise ka imestan, mida avastan. Kust see tuli nüüd? Lihtsalt küsimus. Mina olen võhik, mina ei tea asjast midagi. Mis edasi saab? No tegelikult... Mis infot sa loed tema vastustest praegu? No vaata, kas silmad särama läksid. See oma paradiisi saar üllatas teda ennast, sest ennem sa vastasid ju sellise mugavustsooni pealt. Esimene mõte oli mul, et ma ärkan enda korteris üles, enda magamistoas, aga kui sa hakkasid edasi küsima, siis järsku mul see oma korteri nagu plõksti kadus ära kuskil ja järsku ma olen kuskil palmi all võrkkiiges ärkan üles. Kas ma olen ka ikka seal, on ju? Loomulikult, Greta. Mina ka. Muidugi, me kõik oleme seal. Aga äkki me olemegi seal hoopis? Ega me kuulajad täpselt ei tea. Siit edasi oleneb, kust me tulnud oleme. Et kas siit edasi räägiksime, et kui sa oled paradiisi saarel, mis su elus veel on? Või et kas see paradiisi saar on mingi sümbol? Et mida see sümboliseerib ja minna sealt? Noh, et see oleneb, kust me tulnud oleme. Mis eesmärgiga me üldse räägime? Et kas me räägime nagu, millist elu ma luua tahan või mis väärtused mu elus on või mis muutusi ma tahan luua? Okei, ma loen siis enda oma küle ette tähendab. Milliste sulle oluliste väärtustega on sinu eesmärk seotud? Sellega on üks taustalugu. Rita armastab sõna väärtust kasutada hästi palju meie podcastis ka ja mina vihkan seda sõna, sest see on nii liiga suur sõna, et inimeste küsida, mis väärtust sa siia ellu lood? Ma tegelikult loon enda väärtust. Ma ju üritan enda elu, eesti keeles ma ei ole leidnud head vastajat sellise sõna nagu fulfillment. Täisväärtuslikkus on ta eesti keeles ehk. Ja see väärtuse sõna kuidagi õõrub mind täiesti valesti, täiesti teise suunda, kus ta peaks tegelikult. Minu jaoks on liiga suur sõna, aga ma püüan sellele ikkagi vastata. Aga ütle ümber, mis sõna sa kasutaksid selle asemel? Et mõte jääks eesmärki. Väärtus on kuidagi selline, sa tuled on minu jaoks liiga abstraktne. Eesmärk on nagu selline, ma teen, sellel on mingi tulem ja ma näen seda. Väärtus on õhuline, ta kaob ära, ta õljub kuskil ruumis, ta nagu on kõigile erineva arusaamaga. Me kõik näeme seda oma vaatevinklist. Eesmärk on selline, ta on nagu struktureeritud asi, eks ju. Mul on lõppsihtpunkt ka, väärtus on selline, et see võib-olla muutub ajas. Ta ei ole päris konkreetne minu jaoks. Ja võib-olla liiga suur sõna. Jah.
aga milliste sulle oluliste väärtustega on sinu eesmärk seotud? See on seesama no oota, mis sa sellest küsimusest hästi aru ma pean ütlema? Milliste oluliste väärtustega on sinu eesmärk seotud? Siin on natuke ka defineerimise küsimus, et mina jällegi ei ole nõus, et väärtus ja eesmärk on samad asjad. Et minu väärtustest sõltub see, kuidas ma käitun, kus ma käitun, milliseid eesmärke ma valin, kuidas ma neid ellu viin, kas näiteks eetiliselt või mitte, kas ma sõidan kellestki üle. Et väärtus ikkagi, ta on niisugune tase kõrgemal ja see on natuke see, et milline veri mul sees voolab. Et osad ma olen saanud kodust kaasa, aga tegelikult ma saan väga palju ise valida. Ja see natuke läheb sinna ka uskumused elavad seal samas lähedal. Et, aga uskumused ja väärtused ei ole ka muidugi sünonüümid. Ma pean ütlema, et see võtab mind täiesti nagu mu aju hangub ära selle küsimuse peale. Minu eesmärk on elu põnevalt elada, aga mis selle väärtus... Aga see on väärtus. No seda ma mõtlengi. Mis veel? Lõbus, et oleks lõbus ja põnev. Ega rohkem ma nagu väga ei ootagi sellelt elult midagi mõtlen ausalt. Ja ma ei teagi, kas see oligi see mõte, et ma ise mõtleks ka enda jaoks seda lahti, et mis see minu eesmärk siis on või? No igaüks saab nendest küsimustest erinevalt aru ja see taust on seal alati erinev, nii et see küsimus oli praegu lihtsalt hea võtta kaardi peal sellepärast, et siis ei pea mina su käest küsima, vaid siis on see kaart on selles süüdi, sa pead ise seda defineerima. Sulle ma vaidleks ilmselt kohe vastu, ma arvan, mina enda iseloomu teades ma vaidleks kohe vastu, et küsi teine küsimus, aga siin ma ei saa seda ju tegelikult muuta. Ma vaatan, siin on tegelikult teisele poole ka tulevik, julge unistus, mõjus eesmärk, pühendamine. Väga huvitav. Kas see on see siis tööriistakast, millega sina töötad, kui sa inimesi kutsud coachima? Ma tegelikult pean tunnistama, et ma kaarte ei ole väga tihti kasutanud, sest ma ei tea, kas see on lihtsalt see eripära, et sellised kliendid on mulle sattunud, aga me oleme ikkagi üpris kiiresti saanud selgeks, mis on see suur asi, mida me töötame. Ja eestlane on see ikkagi ka, kes laseb ennast väga ebamugavasse tundesse, enne kui ta läheb üldse midagi otsima. Ma pakun välja, et tegelikult mujal, sa oled Skandinaavia riigis olnud, mina olen Skandinaavia riigis olnud, seal on ikkagi selline, vaata see roosa mull on ikkagi nii, ta ulatub sinust niivõrd palju väljapoole, et meil ei ole seda struktuuri Eestis, mis võtaks meil seda hoopi vastu meiega koos, me ikkagi peame suhteliselt ikkagi ise võitlema mingid asjad siin välja, et me ikka viimases hädas hakkame ennast lõpuks liigutama. Kui inimene tulebki sinu juurde, kuidas siis sessioon teil välja näeb, et te tuvastate siis selle valusa koha ära, ma ei tea, pitsaga või mis iganes asjaga ja siis hakkate panema mingid eesmärke ja siis ta käib sinu juures regulaarselt, et räägib, et kuidas ta siis läinud on, et kas niimoodi võib seda ette kujutada või minu nägemus on kuidagi selline. No kuidas mina töötan, et alati on niisugune tutvumiskohtumine, mis on inimesele see, et ta saab aru, mis asi on coaching, sest see ei ole ju eestipärane sõna ja see natuke on nagu müstiline, mis seal nagu toimub. Et meil ongi selline esmane kohtumine täna võib öelda ja et ta saab aru, et mis asi see on ja kas see kõnetab täna, kas mina kõnetan, sest see on ikkagi partnerlus, see tähendab, et ka minu väärtused ja minu sõnad, mida mina kasutan, peavad teda ju kõnetama, on ju. Ja siis me paneme tõesti plaani. Ja see regulaarsus oleneb sellest eesmärgist, et kui suur eesmärk tal on, et näiteks lepime kokku 6 korda, ta tahab selleks lõpuks saada selliseid ja selliseid asju ja et sellel peab olema lõppdaatum, sest muidu see muutub liiga pehmeks, et me jääme nagu nämmutama, sest ma võin rääkida väga mugavatel teemadel tegelikult, mis ei ole mulle nii olulised, aga kui mul lõpptähtaeg, meie ajule meeldivad tähtajad, siis see paneb meid nagu liigutama. No see on see sama asi, mis ma rääkisin, et kui sa küsid mult, et mis see siis on väärtus on ja minu jaoks on see selline mull. Ma võingi ümber kirjutama seda väärtust teada, aga kui sa ütled mulle eesmärk, midagi muud. Ma aju on kohe, sellel on mingi daatum. Aga mul on küsimus hästi isiklik muidugi, võib-olla sa ei taha sellele otse niimoodi vastata, aga ütleme valdkonna, et millega inimesed pöörduvad sinu juurde? Kus neil see asi rappa jookseb?
kas see on pigem isiklikus valdkonnas või ongi karjäärivaldkonnas? Enamasti on see tegelikult see värav olnud ikkagi karjäärivaldkond ja just see, et ma olen elanud juhuseid pidi oma elu nagu siia ja mul on juba kõik väga hästi, et võib-olla see tuleb mu enda nagu vanusest ka, et ma olen siin 30-ndate keskel ja minu nagu eakaaslastel ka, et nad on oma karjääris juba nagu saavutanud midagi. Neil on juba stabiilsus ja siis hakkavad tekkima küsimused, aga kes ma päriselt olen? Kas ma tahan seda nagu teha igavesti? Kui ma tahan hakata mingeid nagu muutusi tegema, siis kuidas teha seda nii, et mu elu et ma ei kaotaks kõike oma ümbert? Kas see on vältimatu mingitel juhtudel? See oleneb inimesest endast. Ja oleneb ka muidugi pöördest, on ju, et kui ma vahetan ettevõtet, siis ma ei pea ära kaotama oma, ma ei tea, kodu ja sõpru ja elukaaslasi ja nii edasi. See on ju selge, et kui sa hakkad töökohta vahetama, siis see ju, see on seesama, et kui sa lähed kandideerima, ega sa ennem ei anna enda lahkumisavaldust enne, kui sul päriselt uus töökoht on olemas. Mind huvitab see, et sina koolisid Taanist Eestisse ja sa tegid seda sama tööd edasi. Tegelikult ei teinud. Mis sa tegid Taanis? Ma õppisin seal ja kogu aeg õppisin sellise intervalliga, et 2 aastat veel. Siis tulen Eestist tagasi. Aga mida sa õppisidki seal? Kas oligi siis nõustamine konkreetselt või? Tegelikult olen hoopis äritaustaga, nii et ma läksin õppima turundust 6 aega peale keskkooli, nii et ma polnud nagu Tallinnaski väga palju käinud ja siis läksin üksi nagu Taani. Siis lõpetasin ära baka ärijuhtimises ja mul on magister sellises asjas nagu innovatsioonijuhtimine. Väga põnev. Aga ma ei ole sellel erialal töötanud. Sest ma juba siis mulle tundub, et selline õpe annab sulle ka päris palju, on andnud sulle tööriistu ka, kuidas olla parem coach, mulle tundub, kas mitte? No kindlasti, sest ma olen selles keskkonnas nii kaua olnud ja ikkagi see keel ja need sõbrad sealt ümbert, et see oli nii normaalne minu jaoks. Ja ka nüüd, kui ma nagu, ma olen ju hästi pikalt hoogu võtnud, et ettevõtjaks saada, et ma teoorias olen seda kõike ju teadnud, nüüd ma hakkan seda nagu kõike praktikasse panema ja see ei ole võõras keel mu jaoks. Ja mul ei ole seda hirmu, et et ma ei mõtleks midagi välja või ma ei lahendaks midagi ära, sest sealt ma olen saanud selle, et kõik on lahendatav, kõik on tehtav. Kõrgem matemaatika on tehtav, kui sa paned sinna piisavalt tunde ja leiad head sõbrad, kes suudavad sulle selle ära seletada, kui see ei ole su nagu tugevus. Et ma arvan, et see on teinud seda, et ma olen loomult tegelikult väga humanitaar ja väga süke hõljuv ja pehme ja et see on toonud mind nagu maa peale ja tasakaalustanud mind. Nii et ma tegelikult seal ülikooli ajal sattusin suht juhuslikult sinna karjäärikeskusesse praktikale ja siis nad koolitasid mu ise välja. Ja siis, kui ma juba Eestis tagasi olin, siis ma väga teadlikult otsisin endale nõustamistööd. Kuidas see protsess välja näeb? Kui inimene tuleb sinu praegusesse tööl, kas sa teed praegu ka nõustamist veel? Ei, ma töötan ikkagi karjääriteenuste vallas, aga ma olen arendustöö peal. Töötan Erasmus agentuuris, haridus- ja noorteametis ja karjääriteenuste rahvusvahelistumisega, nii et rahvusvaheline teema on kogu aeg sees ja kui ei ole sees olnud, ma olen selle külge pookinud sinna. Nii et ma tegelikult tegelen sellega, kuidas karjäärispetsialiste rohkem toetada. Et milliseid vahendeid Eestisse tuua, milliseid koolitusi. Kas see hakkab maast madalast pihta, ütleme, ma ei tea, tuleb selline näide nagu põhikool, et sa juba hakkad siis tegelikult vormima ette noort inimest. Tegelikult juba lasteaed, oleme ausad. Et ametliku programmi järgi jah, see on juba nagu põhikoolis, peaks neil olema karjääriõppe ja karjääriteenused nii edasi. Juba lasteaiast. Aga tegelikult on see lasteaiast. Päriselt. Mina mäletan küll oma lapsel, neil oli mingi ametite päev ja siis... Kas töövarjupäev on ka midagi sarnast siis nagu? Lasteaias oli see mängulisem, on ju. Ja. Aga mõte on selles, et sul hakkab tekkima mingid väiksed neid idusid juba sinna, et sa hakkad vaatama, et ma tahan ka võib-olla päästjaks saada. Ja lapsevanemad käivad ju rääkimas, mis tööd nad teevad,
nii edasi. Väga lahe. Et tegelikult lapsed õpivad ju meie pealt kogu aeg, et ja mina olen küll täiesti selle usku, et meil peaks olema karjääriõpe juba täitsa nagu maast madalast täiesti normaalne asi. Sa räägid, et sa tahad või tähendab, sa oled selle arengu juures, kus nagu rohkem nii-öelda spetsialiste siis me ei koolita ise spetsialisti, meie toetame nagu vahenditega ja teadmistega. Ja... Kuidas sulle tundub, et Eestis see on võrreldes siis Skandinaavia maadega, kus on meie tase? No Taani võib-olla ei ole kõige parem näide ka, sest Taani on heaoluühiskond, eks ju. Aga võib-olla ongi, et kui ütleme, et Taani on see maksimum, et kus maal meie oleme, et kui kaugel või lähedal või... Ma arvan, et meil ikkagi ühiskonnas aina rohkem normaliseerub see, et me käime näiteks karjäärinõustaja juures või et meil on karjääriõpped. Aga ma näen ikkagi väga palju on seda, et me tegeleme nende teemadega siis, kui on aeg. 9. klass, 12. klass, koondamine, mis iganes on ju. Sellised suured muutused. Suured muutused. Versus see, et see on tegelikult minu enda tööalane mõtestamine kogu mu elu vältel. Ja tõesti Taanika, see on selles suhtes, nende jaoks on see nii normaalne ja see on nii kättesaadav, et... Mis muudab selle neile kättesaadavaks? Sest ma kujutan ette, inimene on tööl, ärkab hommikul ülesse, läheb tööle, pärast tööd läheb, ma ei tea, lastele järgi, kodus on vaja õhtusööki teha, millal tal on aega tegeleda siis selliste asjadega? Tead, seal on ka teenuste kättesaadavad või küsimus, et seal on koolides on nõustajad olemas, teame, mis see Eesti, meil on ikkagi spetsialistide puudus ja teiseks küll rahapuudus, et absoluutselt ei ole igas koolis karjäärinõustajad, et nad on väga üksikud ja siis nad tihti on ka mingi poole koormusega või katavad nagu teisi asju, et see kättesaadavus ja teine, Taanis on ka näiteks noortekeskustes, et ongi seal juba tõesti riiklikul tasandil on juba täiesti teine asi. Et juba koolis on siis tõesti võetakse tõsiselt täiesti ette, et meil ongi see Meil on ainult eliitkoolidesse. Ma ütlen täna, mida mina olen näinud, on rahvusvahelised koolid, on sellised Gustav Adolfid ja sellised kohad, mitte ütleme tavalised Lasnamäe keskad, kus mina olen pärit, eks ju. Seal hea, kui sul logopeed oli. Aga mingisuguseid selliseid spetsialiste, et sa nüüd hakka valima oma karjääri. Sa napilt näed üldse vaevalt seda põhikooliga lõpetada arvesse võttes meie kogu seda, meie infrastruktuur lonkab mõlemat jalga. Et õnneks on see muutumas, aga olles ise Norras nii kaua elanud, seal on nii normaalne, et esiteks, mis on väga suur erisus Eesti ja ütleme Skandinaavia maade näitel on, nad räägivad rahast, maast madalast, põhimõtteliselt terve elukaare on see normaalne rääkida rahast, meil, tead ise, mis meil see suhtumine on. Et mina arvan ka, et see karjääri, just see, et ole see, kes sa oled, tee seda, mida sa tahad teha, see on nii normaalne, seda julgustatakse takka seal, et Eestis on kuidagi natukene ikkagi, kui see IT-s ei tööta, siis on natuke kehvasti veel nagu. Ja mina olen ka ikkagi nagu Taani poolt täiesti ära rikutud sellega, et seal printsess sõidab jalgrattaga, viib lapsi lasteaeda on ju ja sa võid olla miljonär ja abielus näiteks maalriga ja see on täiesti normaalne, sest kõik teavad, mida nad armastavad. Ja mina arvan ka, et see on tegelikult inimese nagu põhiõigus, et ta teeb seda, mida ta armastab ja et ta saab sellest ära elada. Aga tulles nagu kooli juurde tagasi, et koolidel tegelikult on kohustus pakkuda karjääriõpet või ligipääsu teenustele, mis tähendab, et töötukassa siis saab tulla kooli ja teha mingit loengut, nõustamist ja nii edasi. Nüüd on see vist muutunud ka, ma tean, et nad käivad koolides, põhikoolides käivad rääkimas, et kas see on siis ka suuresti, kas see, mida teie seal teete oma Erasmuse programmides, kas see on siis otsene siis nagu tulem sellele? Et see muudetud kättesaadavamaks? Kuidas ise näed seda? See on väga poliitiline teema. Aga kuidas ise näed seda? Ja see muutumas väga, ma ikkagi selles suhtes olen kriitiline, ma arvan, et seda peaks rohkem olema. Et meil peaks olema igas koolis keegi, kelle vastutusala see on, et vaadata, sellepärast, et ei piisa ainult akadeemilistest teadmistest. Ma pean koolist välja tulema inimesena, ma pean teadma, kes ma olen, mis on mul tugevused,
mis on mu nõrkused, mis on mu huvid, noh, kuidas hakata neid kokku viima. Ma võin lõpetada kooli nagu heade ainetega, läbikukkumisega ja kui ma tulen sealt välja ja hakkan elus õppima, see võtab nii palju kauem aega ja noh, mina arvan, et ühiskond nagu kaotab sellest. Ta kaotab maksuraha, ta peab mulle rohkem mingeid toetusi maksma ja nii edasi, on ju. Et see ressurss nagu panna kooli toob tegelikult ühiskonnale nagu palju kiiremini, palju rohkem. Mina olen hästi pesuehe näide sellele, ma arvasin terve elu ja see on minu tänane kõige suurem avastus, et ma ei peagi reaalainetes tugev olema, sest ma võin kõiges muus ka tugev olla. Aga ma olen, noh, ütleme ausalt, meil ikkagi on see tugevalt juurde sisse, et sa pead olema minimaalselt arst, jurist või siis IT-vend. Et ikkagi suured numbrid, seal liiguvad ka suured rahad, aga ei pea alatihti. Ja ei liigugi, igal pool on, et seda küllusteadvust natuke rohkem. See on vist ka sellest, meie vanemad tahtsid, et nende võsukesed ikka oleksid kindlustatud, kui saad kindlustatud, siis sealt tuleb ka õnn, kuid vaise ka tajun tänapäeval, et see eneseteostus, et see on justkui see koht, kus sa päriselt hakkad ennast hästi tundma ning siis hakkad asjad ka võib-olla hästi sujuma, ma eeldaks niimoodi, või mulle tundub niimoodi, et ma võin seda romantiseerida võib-olla ka nüüd, eks ole, enda peas, aga näiteks mul ongi huvitav, et sa oled töötanud erinevate inimestega nüüd, inimene on tulnud su juurde, sa oled võib-olla siis temaga nüüd rääkinud, et ta on avastanud, mis on tema tugevused ja ta läheb siis oma teele, oma tugevuste teele ennast teostama. Mis juhtub temaga, kui ta suures plaanis? Ja ma küsin, ma täiendaks veel sinu seda küsimust sellega, et räägi vahest karjäärinõustajana ja coachina. Sul on mõlemast vaatevinklist tegelikult võimalik rääkida meile seda näidet, et kui inimene tuleb su juurde karjäärinõustaja juurde või siis coachi juurde, mis juhtuma hakkab? No minu kogemuses on muidugi see erinevus ka, et kui ma karjäärinõustajana töötasin, ma töötasin noortega, et ma ei saanud nendega nii järjepidevalt tööd teha. Nüüd on hästi põnev nendega kohtuda muidugi, kui nende näod on mul meeles ja minu nägu on neil meeles. Aga täiskasvanutega, et see on ikkagi väga teadlik otsus, et ma nüüd võtan selle vastutuse oma elu eest nii-öelda enda kätte ja süües kasvab isu. Kui ma olen ikkagi ühe asja nagu ära teinud, aga miks ma siis järgmist ei või teha? Et kas need inimesed suuremalt paradiisi saare nagu välja et kas need inimesed, kes siis astuvad sammu enda eneseteostusele lähemale, enda tugevustele, et sa näed, et kuidas nende, ma ei tea, heaolu, ma ei tea, õnn ja ma ei tea, mis veel, kasvab siis kõik? Kuni ikkagi ka sisse tuleb. No ja loomulikult, jah. Minul on nagu... Mul võivad väga roosad prillid olla ja ma olen täiesti nõus, et ma vahepeal võib-olla olen natuke naiivne. Aga mina usun, et kui sa teed midagi südamega, siis teed seda hästi, eriti nagu Eesti suuruses riigis, siis sa nagu üpris kiiresti jõuad oma valdkonna nagu parimate sekka ja see toob sulle leiva lauale. Aga võib-olla see näide inimestest, kunstiinimesed, meeldib maalida ja nii edasi, vahel nad ei julge minna seda, nad ei julge võtta selle aja maha, et minna sinna valdkonda, kuigi see toob neile rõõmu, sest on nii-öelda see arusaam, et see ei ole väga rahaline karjäärivalik ja siis minnakse ikka võib-olla siis, ma ei tea, kassasse tööle või ma ei tea, mis iganes, kus on sul see stabiilsus olemas. Aga sa oled siis, et mul ongi, et võib-olla sa julgustad neid inimesi, et võib-olla mingite näidete puhul, et mõni inimene on teinud selle julge sammu näiteks ja hakanud tegema rohkem ja rohkem midagi, mis talle rõõmu pakub, et kas ta siis tõepoolest hakkab endale sissetulekut ka siis selle najalt saama normaalselt ja ta eneseteostus kasvab ja õnn kasvab ja kõik on roosa õhumull ja nii edasi. Ma arvan, et see oleneb ka kus kohas oma elus neid otsuseid teed, et Greta minu vist on ka öelnud seda ju, et sa ei pea ju kohe päevadelt nagu ära minema ja nagu tegema kannapööret, on ju, nii et sul leiba ei ole laual. Et mine üks samm haaval, kui sa saad ikkagi aru, et ma olen nüüd siin kohas, et ma olen elanud oma elu niimoodi, ma ei tea, näiteks kuidas ühiskond ette ütleb, on ju, olen tubli tüdruk olnud. Ja nüüd saan aru, et see ei paku mulle rõõmu ja ma leian asja, mis pakub mulle rõõmu, et ma hakkan seda tooma aina rohkem oma ellu. Jah, võib-olla ta ei kata mu laual
kata mu lauda ära esimese poole aastaga, aga võib-olla nagu aasta pärast juba katab veerand lauda ära. Ja noh, ja see kasvab aina nagu edasi. Ja see, kuidas meie mõtleme nagu kunstnikest, et nad elavad seal oma koopas ja nagu hullupööra ainult maalivad ja no, elavad õhust ja armastusest, on ju, aga võib-olla võiks vaadata otsa sellele mudelile. Võib-olla see nagu, ma ei tea, Greta tahab olla kunstnik, on ju, võib-olla see ei kõnetagi sind. Sina võib-olla tahad teha, ma ei tea, digitaalset kunsti või teistega koos, ettevõtetega ja nii edasi. Noh, et neid mudeleid on tegelikult nii palju rohkem, kui see kuvand, mis ühiskonnas on. Ja leid tuleks see, mis toimib mulle. Mulle meeldib see mõte, et ma tean, mida sa mõtlesid, Rita, selle all. Aga mulle meeldib see, kuidas inimesed on asjad, mida me saame mõõta, on asjad, mida me saame tajuda ja on asjad, mis ei saa üldse kellelegi teisele väljaspoolt välja paista. Üks asi on see, et kummast otsast sa pihta hakkad. Minule endale on väga oluline kõigepealt see, kuidas ma saan ära navigeerida oma elu finantspoole pealt. Lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib olla mugav. Nagu mulle meeldib naudelde elu, ma ei isegi hakka laitma seda. Aga minu teine järk on just see, et ma ise ei pea seda kellegile välja näitama, mis mulle nii väga meeldib. Ma arvan, et see hakkab ise välja poole kiirguma pärast. Ehk siis kummast otsast alustad, eks ju, see on su oma otsustada, kas sa oled, võib-olla ma põlen võrgus selle lause eest, aga võib-olla sa oled vaene hipi, kes maalibki terve elu ja istubki palmi all ja ta kolibki sinna riiki ära ja ta jääbki selleks, aga saad aru, tal ei olegi see finants oluline, on ju. Et võib-olla sellele küsimusele on ka osaliselt väga raske ja keeruline vastata, sest need pole mitte kuidagi otsast, mitte ükski aspekt ei ole mõõdetav. Välja arvatud finants. Seda see võib-olla. Ja ma võtan tagasi ja isegi mitte see, sellepärast on kunstnikke, kes on nagu ropprikkad ja surevad täiesti vaesitena ja elavadki oma, ma tean, meil on üks näide, just hiljuti oli minu ema enamik sõpruskonnast on kunstnikud, maalikunstnikud ja portreekunstnikud ja nendel oli üks mees, kes maalis terve elu 3-toalises korteris Mustamäel, tal olid rotirajad ainult, reaalselt. Tal oli terve tuba prahti täis ja ta maalis ainult ühes toas ja tema maalid olid lihtsalt nii kallid ja kui tema lapselapsed hakkasid maha pärast müüma, lapselapsed said kõik selle kasu. Temale lihtsalt meeldis maalida. Aga ta näitab seda kuidagi välja, et ta tajus seda lihtsalt enda sees. Ehk siis tegelikult päeva lõpuks kõik, mis me siin täna oleme rääkinud, ega see tühistab kogu selle jutu veel ära ka natuke tühistab, vaata, sest sa ei saa mõõta asja. Jaa, aga teistpidi ta ikkagi kinnitab seda, et sa pead elama oma elu nii, nagu sulle tundub oluline. Ja teiseks mina usun, et nagu elus meil on erinevad faasid või sellised nagu teekonnad. Et mina olen lapsevanem, on ju. Mina mõtlen ka selle peale, et üks nagu faktor, miks ma selle otsuse võtsin, et ma pean hakkama oma teed käima, või see, et ta ju kogu aeg vaatab, mida ma teen. Kuidas ma ütlen talle, et ela oma elu ja tee, mis sulle meeldib. Ära ole silmakirjalik, on ju. Et ma teen hambad ristis, nagu kannatan siin ja ulmätter olen. Mis elu see on? Aga tahaksingi küsida, et kui inimene näiteks ei tee valikuid oma karjääris, et mis on tema tugevused, et oletame, Greta otsustab IT-naiseks hakata, mis tast siis saab? Kas see alati viibki siis läbi põlemiseni näiteks lõpuks, et kui inimene hakkab tegema midagi, mis on tema loomu vastane? Ja see on täpselt seesama, mida Greta ütles, see ei paista välja. See on ikkagi natuke tunne minu sees, et kas ma teen hambad ristis või ei tee. Ja IT-s on väga lahedaid nagu töökohti, mis ei ole üldse programmeerimisega seotud või mis on väga pehmed ja väga sobivad inimestele, on ju. Et ta siis loomulikul teel kuidagi leiaks näiteks IT-valdkonnas kuidagi selle oma kohakese näiteks. Ja teine, mina arvan, et alati ei pea minema tugevusi mööda. Peab minema seda mööda, kus nälg on, kuhu tõmbab, mis mulle huvi pakub. Sest eriti nagu täiskasvanu, nagu ma tunnen, et mul on juba hästi kõik. Ma pean minema sinna, kus mind nagu tõmbab. Väga huvitav, sest ma tegelikult tahtsin ka küsida seal vahepeal siis seda küsimust, et kui aus sina näiteks peaksid olema mõne inimesega, et kui sa näed, et inimesele pole üldse, oletame, ma ei tea, reaalasju jagatud, et täiesti humanitaarinimene,
et kui aus sa peaksid tal olema, et kuule, tead, hoia eemale näiteks, et ära sina küll inseneriks mine, et see ei ole üldse sinu ala. Aga nüüd sa ütled, et pigem lähtuda huvist siiski, et ühesõnaga, et vahet ei ole, et milles sa nüüd tugev oled, pigem minna siis mööda seda, et ja kas ei ole nii pealiskaudne? Esiteks, ma ei anna kunagi hinnanguid, et ma ju ei näe sinu sisse. Aga kui sa juba väljendad, et sul see huvi on, siis mida mina saan, kas siis karjäärinõustaja või coachina teha, lastagi sulle seda uurida erinevate nurkade alt. Ja siis teine, mis samme sa saad teha, et seda uurida ennem, kui sa hakkad seda teed käima. See sama näiteks töövarjupäev, minust nii tavaline asi. Ühe päevaga saad kohe aru, kas sa tahad olla seal või mitte. Mul on hea näide selle kohta, minu õde tegi tegelikult minu karjäärivaliku kunagi ammu. Ma olin põhikooli lõpus ja ma hakkasin nagu rääkima talle, mida mulle meeldib teha. Mul on hästi siuke sahmerdaja olnud terve elu. Mul hullult meeldib kuskil midagi toimetada. Ja ta hakkas mulle erinevaid karjääre, just siukseid sahkerdamisi, siukseid organiseerimisi, ta hakkas mulle ette loetlema neid. Ja mina läksin siis, ma tahtsin minna peokorraldamist õppima, sest mul hullult meeldis korraldada. Aga kuna veokorraldus oli tol hetkel lahti, peokorraldus pandi Türis või Paides, kus teda õpetati ja ma ei mäleta, pandi just sellel aastal kinni, siis ma läksin logistikat õppima. Pidu või logistika, põhimõtteliselt sisuliselt. Üks tähe vahe. Just, ja sisu on sama. Sisu on tegelikult suhteliselt sama. Sa pead kogu aeg mõtlema, kui kaugele sa midagi teed ja kuidas siis hakkab asi olukord lahenema, on ju. Et vaata, kus elu tegi nalja, pidusid ei saanudki korraldada. Aga ma lihtsalt minule see tööriistakast jalutas mulle endale kätte, sest mul on vanem õde, kes aitas mind selle küsimusega. Aga jah, et ei mäleta, mis sina küsisid ennem, kas see reaalainetest, kas ma peaks siis eemal hoidma tänu sellele või? Et näiteks oletame, et sa oled coachi juures ja siis coach näeb läbi, et see inimene küll ei ole, ei tundu oleva. Aga tegelikult, kui jõhkralt aus sa pead olema inimestega, kui sa isegi näed, et hakkab nagu võtma seda suunda, et ma arendan seda oskust ja sinul on mingi, võib-olla, et pigem mitte hoiad selle kaega peast kinni. Coachina ma ei lähe üldse hinnangutesse. Karjäärinõustajana? Seal ma saan tuua seda, et mida uuringud näitavad või mis on nagu turuolukord või midagi sellist. Aga ta peab ise selle otsuse tegema. Aga mida ma saan nagu suunata on see, et ta mõtleks võimalikult hästi läbi. Ja seal ikkagi tekib see sama eetika küsimus, et kui ta ei ole üldse adekvaatne, siis ta võib-olla on vales kohas ja võib-olla ma peaksin ta suunama hoopis näiteks vaimse tervise spetsialisti juurde. Mul tekkis üks väga hea küsimus sellega, minu peas vähemalt. Kas karjäärinõustaja ja coachi vahe ongi see, et üks hoolib inimesest, teine hoolib statistikast ja sellest, mis turul tegelikult toimub? Sest praegu sa enda vastusest ütlesid selle välja, et karjäärinõustajana ma ütlen ainult see, mis turu-uuringud näitavad, kuidas, ma ei tea, mingi majandussektor praegu töötab, aga coachina sa ütled, et kuule, aga vaatame siin kaardi peal on veel sul mingisuguseid asju, kuhu sa võiksid minna. Kas see ongi nende kahe vahe sisuliselt? Ei ja jaa või? Ma ei saa kumbaki öelda, ma pean nii ja naa ütlema. See erinevus on ka see, et karjäärinõustaja eesmärk tihti on ju see saada sind tööle. Et eriti kui sa töötad näiteks töötukassas, on ju, siis sa pead aitama selle inimese tööle. See on see, milleks ta on sinu juurde tulnud. Aga coachi juurde või selle arengupartneri juurde, sa ei pea sinna minema. Sa lähed sinna sellepärast, et sul juba on see koht, et sa hakkad seda vastutust võtma oma enda elu eest, hakkad seda ise teadlikumalt looma. Mingi pirn on põlema läinud juba. Ja mulle väga meeldib töötada inimestega, kes võtavad, et ei süüdista nagu teisi ja elu ja juhuseid ja mida kõike, vaid saangi aru, et pekkine. Ma olen endale mingit lugu rääkinud ja see lugu võib tulla mu perest, see võib tulla ühiskonnast, ma ei tea, raamatutest, kust iganes. Ma saan aru, et see on ainult lugu ja ma tegelikult saan edasi seda lugu ise otsustada, kuidas see läheb. Selle loo taga on uskumused. Siit ka väike küsimus. Kuidas uskumusi ümber kirjutada? Sa pead nendest kõigepealt teadlikuks saama. See võib päris kõrge kukkumine alguses olla. Mina kukkusin selle otsa siin 1,5 aastat tagasi.
kogu see lugu, mis minu kohta on räägitud, ma räägin endale ka seda, aga tegelikult ma ise üldse ei tunne niimoodi. Ma hakkasin seda lugu lahti rääkima, mis muutus, mina võin isiklikust kogemusest küll rääkida, minul on täiesti ükskõik, kuulake või järge kuulake, mul jumala suva. Et mis juhtus oli see, et minu elu läks nagu fantastiliselt lahedaks. Sest et sel hetkel, kui sa hakkad ise endale elama, mitte kellegi teise ootustel üles, see on ikka väga võimas koht, kus edasi liikuda. Mis siis juhtus suga? Põhinali on see, kõik mu suhted läksid paremaks. Ma eeldasin kõige halvemat, aga mu sõel läks lihtsalt nii tihedaks, et see crap, mis pidigi sinna kinni jääma, see jäi ka. Aga mis kõige lahedam, mul sai peredünaamikas palju rohkem selgust ja see on kõige olulisem, et ega naljalt ei öelda seda, eks ju, ka ütleme elu muutuste korral, et üks asi on su sõbrad või su töökaaslased, aga teine, kõige olulisem koht on su pere. Ja kui sa sealt ammustad läbi selle õige asja, et sa ise enda moodi oled, olenemata kui ebamugav see on, nemad ei kao nagunii kuhugi. Ja kui see, et nemad hakkavad ka seda uut versiooni sinust nagu vastu võtma, siis on juba kõik korras. See sama uskumuste teema, et väga paljudel inimestel on hirm muuta midagigi oma elus, just sellepärast, et ma kaotan oma pere, ma kaotan oma sõbrad, ma kaotan oma mingi positsiooni ühiskonnas, sellepärast, et pigem see siit elu, mida ma elan praegu versus see teadmatus, kui ma astun, et me väga kardame teadmatust. Aga kui juhtub see, et ma saan aru, et ma saan toetuda ise endale, et mul tekib see vabaduse tunne, et mina olen ju alles ja siis need õiged inimesed on mu kõrval või tulevad mu kõrvale või need võimalused tulevad. See on mingi selline klikk käib inimesele ära. See lihtsalt enda kogemus, see tuleb hästi ebamugavast kohast, mina isegi ei paneks sinna suhkru kihti peale. See endaga istumine on kõige ebamugavam. Kui liiga palju on tekkinud kihte peale, millele sa ise ka valetad kogu aeg, siis väga keeruliseks läheb lõpuks. Ei jõua seda nagu enda vale ära elada lihtsalt. Aga nagu näha Greta näitest ja ma ise olen ka tundnud seda, et kui sa jõuad, vaatad ise endale otsa, aga lõpuks sa istud selle ebameeldiva tundega natukene aega, aga teisel pool seda ebameeldivat tunnet on vabanemine ja siis, nagu sa ka ütlesid, see sõel läks tihedamaks, tegelikult lõpuks kõik läheb paremaks. Et siin on ka see küsimus, eks ole, et mida ma päriselt tahan. Kui me muutume endaga ausamaks, läheb paremaks. Väga tihti lihtsalt need lood ketravad nii automoodi peal, et mu meelest ongi hästi lahe, kui inimene leiab selle tee ikkagi võib-olla kas coachi juurde või mõne sellise inimese juurde, kellega sa saad natukene põrgatada, teha sammukene enda sellest nõiaringist, igapäevasest nõiaringist, mille sa sees võib-olla keerled korraks välja ja vaatad seda ringit, mis sul täpselt toimub, kuidas su päevad välja näevad, et kas see ongi see elu, kuidas sa päriselt tahad elada? Ja see ei pea alati olema teine inimene, see võib vahest olla, ma ei tea, tsitaat, mida sa kuuled raadiost ja siis see nagu plahvatab sul peas. See on see põhjus, miks me seda podcasti teeme, lihtsalt see, et me räägime ja me arutame siin neid asju inimestega, kes juba teevad neid asju ja mitte kunagi, mis mõju see võib avaldada inimesele õigel ajal, õiges kohas. Jah, see kõlab väga õhuliselt, kogu see teema, väga ameerikani käitumine, suhtumine ellu, et live your dream nagu. Saad aru, seda on hästi raske näha sealt ebamugavast kohast, aga see päriselt ka toimib nii. Kahjuks. Väga suureks õnneks, ma peaks ütlema. Vaata see inimene, kes on see ebamugavast tundes, et tema tahab kuidagi konkreetsust, et see tundub võib-olla õhuline eesmärk, eks ole. Et ma saan sealt välja. Et sa saan sealt välja. Mul on see eesmärk. Et võta mu valu ära. Ma selles suhtes olen täiesti nõus, et hästi raske on näha seda mingi väärtusi ja et mis elu ma loon, kui mul pole toitu laual või mul on mure, et mul pole varsti elada kusagil või mu laps on haige või mis iganes. Aga peab olema see usk, et need sammud, mis ma praegu teen, need tasuvad ära. Ja vahest see seeme on ikkagi päris pikk. Aga see on see, kus tulevad need samad väärtused mängu, et millesse ma usun ja kas ma elan niimoodi. Kui ma usun ühte, aga ma käitun teistmoodi. Kas sa oled silmakirjalik sisuliselt? Aga paljud inimesed nad ei oska isegi seda niimoodi mõelda, sest need on sellised õpitud käitumised, sest kõik ju teevad niimoodi. Niimoodi tegid mu vanemad, niimoodi teevad mu eakaaslased, seda minult oodatakse
ja selles suhtes, noh, mida nooremad me oleme, seda kergem on mingeid pöördeid teha, on ju, ja mingeid kihte maha lasta. Aga noh, kujutage ette, et teil on juba nagu pere, majad, laenud, mis iganes ja siis hakata midagi pöörama. No, kas see ongi see kurikuulus keskea kriis või? Ma arvan, et meil lihtsalt oli varem ära. Ja ma arvan küll, et see on lihtsalt see hetk, kus inimene enam ei saa endale valetada. Siis hakkadki Porschesid ostma, sellepärast, et sa ei ostnud 20-ndates Porsche, kui raha oli. Nüüd ma saan. Mitu keskea kriisi tänapäeval inimestel on? Seda ma ei tea. Aga mulle tundub küll, vähemalt oma eakaasi, et ma saan varsti 37 ja ma näen nagu oma vanusegrupis, et me oleme kuidagi sellised pooles, et pooled elavad nii nagu meie vanemad ja siis pooled elavad mingit uut moodi. Ja juba on kriisitajaid. Mida see teistmoodi või omamoodi on? Ikkagi nagu siuke vabaduse hõng on seal juures, et ma ise valin, ise loon. Ja noh, tihti on seal mingi selline taust, et on maailmas käidud. On nähtud, et saab ka teistmoodi. Digital nomads ja... Ja. See on küll hästi suur asi, mis on meie vanemate puhul erinev. Et me oleme käinud kindlasti palju rohkem reisimas kui meie vanemad. Oleme näinud erinevaid kultuure, erinevaid väärtusi, erinevaid. Tekib rohkem perspektiivi elus. Et see reisimine ikkagi paneb mingisugused uued vaatajad natukene teistmoodi paika oma meelest. Ja noh, ma ei taha üldse nagu kriitiline nende suhtes olla. Neil ei olnudki võimalik. Ja. Iga generatsioon üritab alati endast parima ja alati paremini ja vältida neid vigu, mis tegi eelmine generatsioon. No ja ma arvan, et nagu meie lapsed ka saavad nagu mööda, et ma näen enda nagu 10-aastase tütre pealt, et ta juba räägib rohkem inglise keelt. Ma isegi ei rääkinud inglise keelt. Ta on juba rohkem reitsinud ja tahab veel ja veel ja tema jaoks on juba normaalne, et meil on sõbrad eri uskudest maailmas, eri maailmajagudes, et noh, ma isegi ei mõelnud 10 aastat, ma mängisin Barbidega veel. Ja. Kuule, aga minul on sulle üks viimane küsimus. See on meil üks natukene traditsiooniline küsimus. Ma sooviks just sellisest vaatevinklist su vastust, et sina kui coach, aga ettevõtja. Milline ettevõte võiks sündida sinust endast, kui see ei oleks coachimine? Ma arvan, sest ma praegu ei taha midagi muud, et siis mul on raske. Ma kasutan jälle seda sõna, mis sulle ei meeldi üldse. Sulle väärtus on ju. Hästi tasakas ütlesid. Hästi tasakas ütlesin. Et midagi ikkagi minu enda väärtustest tulenevalt, et mina elan hästi suures nagu pildis. Et ma kogu aeg mõtlen sellele, millist maailma ma loon. Kas ma teen ja käitun vastavalt sellele, mida ma päriselt usun. Nii et mul esimesena lõi pähe, et tahaks raamatuid kirjastada. Ma tegelikult tahan raamatuid kirjutada. Veel peab ütlema. Ei pea. Ja kui me jääme su raamatut, siis võib-olla üks päev siis võtama. Sellega on üks siuke lahe lugu, et mul oli kevadel üks tutvumissioon, see pool tuttavaga ja see läks täiesti metsa. Ta tuli ütles, et mul on nagu üldse jumala vähe aega ja ma pean kohe ära minema ja tegime pargipingil 20 minutit. Mingid täiesti põlve otsas midagi joonistasin talle ja see süsi oli seal nagu nii valmis, et siin oli vaja peale puhuda, et sealt sellest ideepojast oli 6 kuud hiljem on kirjastatud raamat, mis on väga edukalt müügis. Nii et see mõte on väga pikalt. Kas ei taha avaldada, mis raamat see on? Ma ei tea, kliendi konfidentsiaalsus ja midagi. Tõsi. Aga vahest on need ideed hästi kaua inimese sees küpsend ja ta lihtsalt on vaja seda klikki. Minus on see võimekus olemas. Või et ta näeb, kuidas siit nagu edasi minna. Ja võib-olla ma tahaks isegi siin seda mõtet natukene kokkuvõtvamalt ütelda, et karjäärivalikud võivad tulla väga
lühikese aja jooksul, neid ei pea lükkama tundmatusse tulevikku edasi, et küll ma kunagi teen, sest see võib laheneda palju kiiremini, kui sa ise arvata oskad. Tegelikult ei juhtu midagi. Kui sa oled piisavalt ettevõtlik, kui sul juba on need silmad lahti selle koha pealt, et ma tahan muutust, sellest on väga raske mööda vaadata veel. Sa võid pikalt kummi venitada, aga sa ei vaata kordagi sellest enam mööda. Mulle meeldib hullult see lause inglise keeles, once you've seen it, you cannot unsee it. Et sa võid rolli mängida pikalt, sina ise otsustad, kui kiiresti sa minema hakkad, kas on gaas põhjas või sa mängid esimese teise käiguga alles, eks ju. Et karjääri muutused, valikud, coachingud, asjad, need on tegelikult lihtsalt sinu enda mudimised, et sa hakkaksid minema, sõltub sellest, kui kiiresti sa minna tahad. Ja kui suure nagu võimsusega. Just. Nii et kõik on meie enda kätes. Issand, kui ameerikalik lõpp siia tuli. Aga mina tõmbakski võib-olla otsa siis kokku ja sooviks Anule hästi palju edu ja kuidas me sind, Anu, leida võime, kui inimesed tundsid, et sinuga tahakski oma teekonda võtta ette. Praegult on kõige lihtsam leida mind Instagramis, kus ma jagan ka oma võtteid aina agaramalt. Et lihtsalt otsida Anu Poolman ja varsti on valmimas ka koduleht. Oleneb, millal see muidugi eetrisse läheb, võib-olla juba üleval. Ehk siis Anu Poolmani nimega leiab anupoolman.ee. Super. Sest ma otsustasin, ma ei saa olla mitte keegi teine kui mina ise. Ma tahan väga kiita entreprenööritajat nagu sõna, see on mõni uus lemmiksõna. Yes! Aga siis järgmiste kordadeni. Järgmiste kordadeni. Näeme varsti. Tšau! Tšau!